Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios pühapäeva hommikul kell 11 ja siis, kui õhtu kätte jõuab kell 9, saab uuesti kuulata ja siis, kui te kummalegi pihta ei saanud, siis saab internetist järgi kuulata. Ja täna on meil saade huvitavate külalistega. Meie esimene teema on kultuurisõja rinnetelt. Meil on sellel nädalal Riigikogus oli 2 võigast asja. Esiteks tuli meile Liisa Pakosta tutvustama kättemaksuseadust ehk orwellilikult nimetatud nõusoleku seadust, mis siis muudab kõik inimesed Eestis potentsiaalseteks kriminaalideks, kui nad ei suuda tõestada ära, et nad on olnud suhtes, lähisuhtes, intiimsuhtes inimesega tema nõusolekul, väljendatud nõusolekul kusjuures. Mitte niimoodi, et silmist lugesid nõusolekut, vaid väljendatud nõusolek. See on päris õudne seadus ja selle seaduse rakendamine on mujal maailmas toonud kaasa päris õudseid tagajärgi. Meie liberaalid muidugi ei hooli sellest kõigest. Ja teine ilge asi, mis on meile nüüd kraesse keeratud ja mis otseselt puudutab EKRE kampaaniat Istanbuli konventsioonist lahkumiseks, on siis valitsuses kinnitatud tegevuskava, millel on pikk ja lohisev nimi, LGBTIQ, inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtete tegevuskava. No tegelikult on see siis nii-öelda pervoideoloogia või ärmusideoloogia koolidesse ja jõustruktuuridesse ja ütleme siis kaitse erinevatesse valdkondadesse jõuliselt sisse surutava ideoloogia, ärmusideoloogia rakendamise kava. Ma alustaksin sellest. Nad on isegi sinna juurde tõlke pannud, mida tähendab LGBTIQ, kväärid, nad on kväärid. Ja transinimesed ja loomulikult homoinimesed ja kõik, mis vahepeale jääb. Sissejuhatuseks ütlen, et punktilt tuuakse välja, mida selle kavaga hakatakse rakendama. Näiteks üks asi on see, et perekonnaseadust kavatsetakse muuta, et perekonnaseadusest juurida välja sootunnused. Et enam ei ole ema, isa, poiss, tüdruk, et sealt nüüd edaspidi kõik on vanem 1, vanem 2. Ma ei tea, kuidas iganes nad kavatsevad neid nimetada, ühesõnaga sugusid enam ei ole, see juuritakse Eesti seadus. Ei, sugusid vastupidi on nii palju, et ei jõua kokku lugeda. No ja iga sugu muutub sotsiaalseks konstruktsiooniks, nii nagu meile Liisa Pakosta ja kõik need tüübid on öelnud. Teine, koolides ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, terviseõpetus juba põhikoolis, ehk nagu me oleme rääkinud, 7. klass, 8. klass, aga ka keskkoolis peab hakkama kajastama siis transinimeste, homoinimeste ja kõikide muude nende, ütleme siis rasket elu ja õpetama õpilasi neid eriliselt hästi kohtlema. 3. valdkond on näiteks sisejulgeoleku valdkond, pange nüüd tähele. Sisejulgeoleku valdkonnas hakkavad toimuma regulaarsed ja kohustuslikud koolitused ja seaduse muudatuste plaan on neil pakett, kuidas eriliselt karistada sallimatuse ilminguid kvääride suhtes. Eriliselt karistada, kuidas ära tunda tagakiusamist ja ahistamist ja kõike seda ja siis erilise rangusega seda karistada. Et vägistajad on meil tänaval, nendega ei ole midagi. Naiste peksjad sõidavad maanteel inimesi surnuks, nendega ei ole meil midagi vaja teha ette võtta. Aga kvääride tagakiusamist koolides on vaja eriliselt ära tunda ja eriliselt karistada. Ja siis veel üks valdkond, mis mulle sealt silma jäi, oli loomulikult siis sotsiaalabi valdkond, psühholoogiline nõustamine ja igasugune muu selline kriisinõustamine, et seal peab nagu eriline rõhk olema kogu selle transideoloogia, homoideoloogia edendamisel ja jõustamisel. Ühesõnaga iga mure, mis teismelisel lapsel on, tuleb kõigepealt testida. Ega ta tegelikult ei kahtlusta, et ta on teisest soost, kui ta päriselt on, või et ta on tegelikult ei kahtlusta, et ta on homo. Ja kui ta ise seda ei kahtlusta, siis peab nõustaja talle ütlema, et see võib olla probleem ja me hakkame nüüd sind aitama kapist välja. Et see on see, mis seal kirjas on ja veel omaette nali oli see, et ma lugesin, nali on siin kõik läbi pisarate, et kohalike omavalitsuse töötajatel hakkavad toimuma igal aastal kord aastas kohustuslikud koolitused, kuidas edendada homo, trans ja kogu seda kvääriteoloogiat ka omavalitsus tasandil. Et selline pakett on meil valitsuses tööplaanina kinnitatud. Ja ma nüüd annan Varro sõna sulle, sest et me oleme selles kaevikus koos võidelnud alates 2010. algusest.
ja kõike seda hoiatanud, kõige selle eest ette hoiatanud ja tänaseks päevaks oleme me ka olukorras, kus meil on näited muust maailmast, Rootsist, Soomest, Inglismaalt, Ameerikast, mis siis juhtuma hakkab? Selles mõttes mingisugust üllatust ei ole. Kõik on läinud täpselt nii, nagu oleme hoiatanud juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Et kui seda ideoloogilist programmi ka Eestis juurutatakse süstemaatiliselt, kui ka kogu niinimetatud kodanikuühiskond, mis tegelikult ei ole ju mingi kodanikuühiskond, ja samamoodi kogu riigiaparaat rakendatakse selle teenistusse, et seda programmi meil siin ellu viia, siis me täpselt selliste tagajärgedeni jõuamegi. Nii et nüüd hakkab see vaikselt siis ka teostuma pärast seda, kui abielu väärastamine siin üle-eelmisel suvel läbi suruti koalitsiooni poolt, pärast seda, kui Kaja Kallaski meile ju kinnitas, et keegi tahagi abielu seadust muuta. Neid valesid on nii palju, nüüd jõu kokku lugeda. Aga jah, nüüd siis jõuamegi sinna, et sa tõid ju paljud need asjad juba esile, ma ei hakka nüüd üle kordama, aga lihtsalt väga lühidalt jääme ootama sisuliselt seda, kuidas hakatakse karistusõiguslike meetmetega maha suruma inimeste sõnavabadust, et see ei tohi enam väljendada selliseid seisukohti, mis on vastuolus selle ideoloogilise programmiga. Jääme ootama seda, kuidas avalikus sektoris töötavad inimesed kaotavad oma töö, kui nad seda programmi omaks ei võtta. Praegugi näeme, kuidas Rein Veidemann lihtsalt võetakse ERR-i nõukogu esimehe koha pealt maha lihtsalt sellepärast, et ta väljendas arvamust, mis mõõdukalt natukenegi oli vastuolus selle ideoloogilise programmiga. Jääme ootama seda, kuidas lapsevanematel tekivad suured probleemid koolides ja lasteaedades, kui nad ei luba. Õpetajatel ka muide, kui sul normaalne inimene oled ja ütled, mina seda ei õpeta lastele koolis. Õpetajad teevad lihtsalt tööd. Jah, just täpselt. Sunnitakse lahkuma, aga lapsevanematel tekib lihtsalt probleem vanemlike õigustega, sellepärast, et seda hakatakse käsitlema vanemlike õiguste kuritarvitamisena, kui sa ei lase oma lapsele seda ideoloogilist programmi, kuidas öelda, lapsesse juurutada seda, sellepärast, et see on ju lapse inimõigus olla kasvatatud sallivas ja kaasavas ja mitmekesisus õhkkonnas ja kui vanemad seda takistavad, siis probleemiks ei ole mitte kool, kes seda teeb ja nõuab ja peale surub ja haridusministeerium, kes seda peale surub ja nõuab, või probleemiks on vanemad. Ja küsimuseks jääb see, et kas sellistel vanematel peaks üldse olema õigus oma lapsi kasvatada. Ja ma ütlen lihtsalt omalt poolt ära seda, et sa ju istusid mu kõrval kolmapäeval Riigikogu infotunnis, kui ma üritasin peaminister Kristen Michalil küsida, et aga kas vanematel siis säilib võimalus mitte lubada oma lapsi koolides sellisel viisil indoktrineerida ja kas peopaikade omanikel, näiteks turismitalude omanikel või restoranide omanikel säilib südametunnistuse vabadus mitte lubada, mitte võimaldada nende valdusi kasutada näiteks homopulmade pidamiseks, sest see neile moraalselt ja religioosselt vastuvõetamatu, siis põhimõtteliselt Michal lihtsalt nähvas mulle, et kuule, et minu mäletamist mööda sa peaksid ju jurist olema ja mäletama, et diskrimineerimine on keelatud Eesti Vabariigis. Ehk teisisõnu ütles, et see kõik tuleb ja sul ei ole mingit südametunnistuse vabadust enam. Kusjuures diskrimineerimine hakkab toimuma siin ju ühiskonna enamuse vastu. Ehk siis normaalsete inimeste vastu. Siin tuleb ära rõhutada, et kogu see ideoloogia, siin ei ole sallivusega mitte mingit pistmist. Ma imestan, et ta hakkas meiega seal, ma kindlasti võtan järgmisel nädalal ka infotunnis selle teema ülesse, et ma imestan, et ta hakkas seal oma vana kulunud ja läbinisti valelikku sallivuse ja sellist, me tahame ju olla avatud ja sallivad ja kõigi inimestega, ükskõik millised nad on, peab olema ühiskonnas hea olla. No ei pea kõigil olema hea olla. Võigastel pervertidel ei pea olema hea olla, et me võime neid aidata küll, tähendab, me lausa peame aitama inimesi, kellel peas on asjad sassis, eks ole, kes nagu tunnevad, et nad ei ole õiges kehas ja kõik see asjad, mis meil tänapäeval maailmas on, aga neid tuleb aidata, aga neid ei tohi lasta nii-öelda hulle, ei tohi hullumaja juhtima lasta, aga see on täiesti äärmuslik ideoloogia. Mina nagu tahaksin siin mõtteharjutusena välja käia ja mitte isegi mõtteharjutusena, vaid ütlen, et kui me saame valitsusse, siis loomulikult see õudus tühistatakse koos kõikide nende õudsete seadustega ja selle asemel võtab valitsus vastu programmi paljulapselisuse ideaali edendamiseks ühiskonnas täpselt samamoodi kõikidesse tundidesse, kõikidesse omavalitsustesse, kõikidesse nõustamistesse, kõikidesse seadustesse, paljulapselisuse kui ideaali, kui sellise eesmärgi juurutamine üle riigi kõikides regulatsioonides, kõikide rahadega. Ma tahaks nagu teada, mida siis liberaalid ütlevad selle kohta, me ei ole siin sünnitusmasinad, meile ei tohi peale suruda siin. Või võtaks riik vastu. Kehaline vabadus. Ja kui valitsus võtab vastu kristliku moraali
edendamise tegevuskava, aluspõhimõtete tegevuskava, et Eesti on ajalooliselt kristliku kultuuriruumi osa, meie moraali kogu vundament seisab kristlikul õpetusel, see on viimastel aastakümnetel läinud lappama, me nüüd toome selle tagasi ja kogu haridussüsteem, kõik omavalitsused, politsei, kõik peavad hakkama töötama selle nimel, et Eestis juurutada arusaamist kristlikust moraalist, et mis kõik on normaalne, millest ma räägin. Paljulapselisus on normaalne, kristlik moraal on normaalne. Kujutame ette, milline sõda selle peale lahti läheks. Aga nemad toovad meile absoluutselt äärmusliku, absoluutselt võika, ilge väärastumise ja hakkavad seda juurutama ja vaatavad meile sellise ülbe näoga otsa, ütlevad, et kui ei meeldi, siis sunnime. Kui ei oska, siis õpetame, et see on sallivus. Lihtsalt tulles tagasi sinu viimase mõtte juurde, vaata, me kõik teame seda, et põhiseadus sätestab preambulis, et Eesti riigi üks peamine ülesanne on tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Ja sätestab paragrahvis 27, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi erilise kaitse all. Ja järgmine paragrahv veel ütleb, et paljulapselised perekonnad on riigi erilise kaitse all. Nüüd vaata, mis on tegelikult juhtunud. Tegelikult on juhtunud see, et valitsus edendab varjamatult perekonnavaenulikku poliitikat, muudab perekondade kindlustunnet ja heaolu järjest halvemaks ja samal ajal ei vii ellu mitte mingisugust perekonda ja paljulapselisust kaitsvad ja edendavat riiklikku tegevuskava. Küll aga töötab välja mingisuguse LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise tegevuskava, mis on ise otseselt perekonna vaenuliku programmi ilminguks. Nii et me näeme järjekordselt seda, kuidas lihtsalt riigivõimu teostatakse viisil, kus põhiseaduse aluspõhimõtetele on mitte lihtsalt keeratud selg, vaid nendele töötatakse täiesti selgelt vastu. Ja paar kommentaari veel selle kohta, mis sa ütlesid. Sa ütlesid, et kui EKRE pääseb valitsusse, siis me hakkame tegema seda. No ma olen ka sama meelt, et peaks hakkama tegema, aga mis mind murelikuks teeb kogu selle olukorra juures on ju see, et me teame, et ega EKRE ainuvõimule ettenähtavas tulevikus ei pääse. Kui pääsetakse valitsusse, siis koos Isamaa ja Keskerakonnaga, aga ma ei näe, et Isamaa ja Keskerakond enam üldse tahaks tooni peale võtta nendes küsimustes, mis puudutavad ühiskonna moraalseid aluseid. Tegeletakse ainult siin majanduslike küsimustega, rahaliste küsimustega, maksuküsimustega, energeetika küsimustega. Räägitakse sellest, Keskerakonna puhul eriti, kuidas kellelegi mingisuguseid toetusi juurde anda. Aga millal sa viimati kuulsid Keskerakonna juhtkonda või Isamaa juhtkonda rääkima midagi perekonna teemal, ühiskonna moraalsete alusväärtuste teemal ja nii edasi? Kuulsin Mihhail Kõlvart, tähendab, Keskerakonnal on mingi oma podcast või Keskhommik või mis ta nimi on, kus Kõlvart esineb kord nädalas või enam-vähem niimoodi. Ja eelmine või üle-eelmine nädal, ma nüüd ei mäleta peast või ma ei vaadanud, mis kuupäeval see oli tehtud, aga see on nüüd üsna hiljuti tehtud. Ta pikalt ja põhjalikult seletas mureliku näoga, kuidas on halvad ilmingud, kus mõningad jõud tahavad Eestis ühiskondlikku debatti viia kultuurisõja teemadele ja see on väga halb ja paha, sest me ei peaks vaidlema kultuurisõja teemadel, vaid ikkagi rääkima rahast. Et ühesõnaga ta väga selgelt tõmbas nagu joone maha, ütles, et Keskerakonnast, mitte lihtsalt, et me ei leia liitlast siin selles homo teemal või transideoloogial, kus meie lastele minnakse pähe suruma seda, et see on täiesti võigas ideoloogia, et meil praegu ei ole aega seda lahti rääkida, mis see kõik on, aga me näeme seda lääneriikidest, kuidas väikesed lapsed aetakse täielikku lühisesse, hulluks aetakse inimesed. Ja Keskerakonna esimehe tasemel on öeldud, et meie siin mitte lihtsalt, et ei võta nagu kaitsta lapsi ja normaalsust, vaid lausa manitseme inimesi, et ärge tegelege sellega, selle kaitsmisega. Ma sekundeerin, just lugesin see reede hommikul pikk intervjuu Tõnis Lukasega. Ma pean ütlema, et ma olen paljuski Chris Kerneriga hinnangute osas Tõnis Lukasele nõus. Et tema ütleb seal ka, minu isamaalisus ei ole tige. Et tema tahab kõigiga hästi läbi saada ja koostööd teha. Aga kuidas sa teed koostööd nende inimestega, kes tahavad meie ühiskonda viia sinna, mida me näeme praegu Suurbritannias, Inglismaal,
kus vanemad, kes ei suuda kannatada oma laste perverteerimist ja püüavad vahele astuda, püüavad oma lapsi kaitsta, represseeritakse selle sama riigi poolt. Ja me jõuame samasse seisu ju. No Iirimaal just mõisteti teist korda vangi ja nüüd pandi talle minu meelest mingi enam-vähem eluaegne vanglakaristus, mis ju teatavasti lääneriikides on praktiliselt olematu asi. Õpetaja, ma ei suuda ta nime praegu meelde tuletada, kes keeldub klassis õpilaste poole pöörduma nende siis eelistatud soolise määratluse järgi, ehk siis eks ole, inglise keel on soopõhine keel, he, she, et kui mõni tüdruk ütleb, et ma olen nüüd poiss, siis tema poole tuleb pöörduda poisi vormis või meessoost vormis. Või mõni poiss ütleb, ma olen nüüd tüdruk, siis tema poole tuleb pöörduda she vormis, naise vormis. Ja tema keeldub sellest, ta ütleb, et see ei ole õige, see ei ole kooskõlas minu kristlike põhimõtetega, ta teist korda on kohtu all süüdi mõistetud ja vangi pandud, reaalsesse vangi pandud. Et see on see, mis selle tegevuskava nagu reaalne tulemus meile siin Eestis on juba lähiaegadel tulemas. Jah, see on see Enoch Burke vist oli see, kellest sa räägid Iirimaal. Jah, just täpselt, jah. Aga mis ma ütleksin kommentaariks selle kohta, mis sa ütlesid, vaata, see on ka juba selline manipulatiivne käitumine, kui öeldakse, et me ei peaks tegelema siin kultuurisõja uuesti ellu äratamisega. Vaata, siltide panemisega on võimalik inimeste mõtlemist väga ulatuslikult suunata. Ja kui sa tembeldad selle, et seista abielu ja perekonna ühiskonna moraalsete alusväärtuste kaitsel kultuurisõjaks, siis sul on lihtsam nagu ise paista mõistliku inimesena, et ei, meie sellist asja küll ei taha tegeleda, me tahame tegeleda siin ikka majandusega ja rahandusega ja energeetika ja sotsiaaltoetustega, eks. Aga tegelikult ei ole siin tegemist mingisuguse kultuurisõjaga, vaid küsimus on tegelikult riigikaitses, mina ütleksin. Riigikaitsel on erinevaid fassaade. Riiki ja rahvust ja rahvast ohustavad erinevad nähtused, erinevad protsessid ja probleemid. On sõjalised ohud, aga on ka väga selgelt ideoloogilised, moraalsed, kultuurilised ohud. Ja kui te tahate seda nimetada kultuurisõjaks, siis nimetage, aga mina ütleksin, et meil on tarvis lihtsalt kaitsta oma riigi ja rahva moraalseid aluseid, sest ei pea olema eriline geenius selleks, et mõista, et kui meie perekonna aluseks olevad väärtused ja hoiakud lammutatakse ära ja juuritakse välja eriti nooremast põlvkonnast ja asendatakse mingisuguse LGBTIQ ideoloogiaga, mis on sõna otseses mõttes perekonna vaenulik, siis selle rahva ja riigiga on kõik lihtsalt, on kõik. Mitte kusagilt mujalt see rahvas ennast uuesti ei uuenda, ei taastooda nii-öelda, kui läbi perekonna institutsioon hävistatakse või täiesti nõrgestatakse, siis ongi kõik. Aga Varro, ma sekkun nüüd ja mida see sama Mihal põhimõtteliselt on korduvalt väljendanud, et meil on perekond, mis hõlmab ka samasoolisi paare. Et perekonna mõiste on nad samuti juba perverteerinud. Aga ma tahan selle kultuurisõja kohta ka seda öelda, et meie ei ole seda kunagi alustanud. Ei 2014, kui kooseluseadus lauale pandi, ei 2023, kui abielu ära perverteeriti, ei nüüd. Nemad ju kogu aeg liiguvad edasi ja see on ka asi, mida me oleme 10 aastat rääkinud, et mitte kunagi see nii-öelda progressiivne rinne ei peatu, et okei, nüüd tegime selle abielu perverteerimise ära, nüüd said homod oma abielu õiguse, saavad oma ühise korteri laenu võtta, et nüüd on tehtud korras, kõik saavad tagasi minna oma tavalise elu juurde. Ei ole, nüüd tullakse laste kallale koolides. Nüüd tullakse neid samu lapsi ostma homoperedele. See ei peatu kunagi. Ja nüüd ma tahangi hüpata üles, et meil aeg pressib peale selle kättemaksu seadusele ehk nõusoleku seadus, mida Liisa pakkus. See on ka üks osa sellest frontaalrünnakust normaalsusele, kus meile on toodud seadus, kus ju tegelikult samamoodi nagu see kvääri pakt sülitab põhiseadusele. Sest põhiseaduses on kirjas, et meil on süütuse presumptsioon. Aga kättemaksuseadus ehk siis ütleb, et meie peame hakkama tõestama, et me ei ole vägistajad. Kusjuures kõik kogu aeg ja ajas tagasi minnes ükskõik kui pikalt peavad seda hakkama tõestama. Ja me teame, mis juhtus Rootsis selle seadusega. Massiline laviin valekaebusi, et nii-öelda tülli läinud inimesed üksteisele prokuratuuri ja vanglat kaela tõmbaksid. Jaa, võib-olla lihtsalt täpsuse huvides ma ütlen seda, et ei süüdistataks meid siin kuidagi väärrepresenteerimises. Sisuliselt see, mis ütled, on õige. Kuigi nad väidaksid sulle vormiliselt vastu, et seadus ei ütle seda, et keegi peab hakkama oma süütust tõendama. Nad väidavad seal niimoodi kuidagi
väga segaseks jäävad, et ei, me ei tagane sellest põhiseaduse printsiibist, mis on sätestatud paragrahvis 22 lõige 2, et keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama. Aga praktiliselt saavad kõik sellest aru ja sellele on juhtinud tähelepanu isegi Tartu Ülikooli õigusteaduskond oma väga kriitilises arvamuses, et kui seadusemuudatus sellisel viisil ellu viiakse, nagu nad seda kavandavad, siis jäetakse kohtutele lahti võimalus selleks, et nad saavad hakata käsitlema siis kannatanu ütlusi piisava tõendina selleks, et mõista keegi süüdi vägistamises või muus sugulise iseloomuga tahtevastases teos. Et mitte mingisuguseid muid tõendeid ei ole, kujutame ette sellist olukorda, kus lihtsalt kannatanu on tulnud politseisse ja öelnud, et mind vägistati eile. Siis küsitakse, milles vägistamine seisnes? Vägistamine... Varro, seal isegi sa ei pea öelda, et vägistati. Seda enam ei ole. Ei, ma tahtsin sinna jõuda, et siis kui küsitakse, et milles vägistamine seisnes, kas teie suhtes kasutati vägivalda? Ei, vägivalda ei kasutatud. Siis kas teie suhtes kuidagi ähvardati või midagi muud sellist? Ei, seda ka ei tehtud. Aga milles siis vägistamine seisnes? Vägistamine seisnes selles, et ma olin küll seksuaalvahekorras selle inimesega, aga ta ei küsinud mult sellele eelnevalt nõusolekut. Nii. Ongi kõik, sellepärast, et seadus mitte midagi muud ei nõuagi enam sellise muudatuse kohaselt. Ja nüüd siis kujutad see ette, ta ei pea näitama, et tema suhtes kasutati vägivalda, ta ei pea näitama mitte midagi muud kui seda, et ütlema, et minu käest ei küsitud reaalselt nõusolekut. Ta ei pea isegi ütlema, et ma ütlesin ei. Ta ei pea isegi seda ütlema. Ei pea ütlema seda. Ta peab ütlema lihtsalt seda, et minu käest ei küsitud nõusolekut. Ja nüüd kujutage ette, et te olete siis see mees, kelle politsei kutsub välja ja palub anda selgitusi, et kuulge, et kas te siis küsisite nõusolekut või ei küsinud? Ütleb, et ma ei tea, minu meelest oli nagu nõusolek olemas, et koos mindi sinna ruumi, kus see vahekord aset leidis nii edasi, et ma ei tunne, et ma kuidagi oleks tahtevastaselt tegutsenud. Aga naine ütleb, et ei, minult ei küsitud nõusolekut ja nüüd sellega seonduvalt vastavalt kehtivale õigusele on tegemist vägistamisega. Ja siis pane ennast selle mehe olukorda ja mõtle, et kui sa kasutad oma põhiseaduslikku õigust mitte hakata ennast õigustama, eks ole, et sa ei pea hakkama tõendama oma süütust kriminaalmenetlust, nagu põhiseadus ütleb, siis ongi ainult selle kannatanu ütlused. Selle kohta, et see läbikäimine ei olnud kooskõlas siis vaba ja väljendatud tahtega, nii nagu seaduses seda määratletakse. Ja ma ütlen, mis on nüüd eriti salakaval ja valelik, on see, et nad keelduvad sellest, et kirjutada konkreetselt seaduseelnõusse sisse, et ainult kannatanu ütlustele tuginedes ei tohi kedagi süüdi mõista. Nad tahavad jätta selle kohtupraktika sisustada, ehk siis kohtunikud aktivistlikult saaksid hakatagi seadust sellisel viisil tõlgendama ja laiendama, et tegelikult kannatanu ütlustest ainult piisabki. Nii et vaata, palju lihtsam oleks asi siis, kui nad teeksid nii, nagu sina ütled, et nad kirjutavad seadusesse, et igaüks peab hakkama oma süütust tõendama. Nad seda muidugi ei tee, sest see oleks selgelt põhiseadusega vastuolus, aga sisuliselt nad tegutsevad sellises vaimus, et saavutada see sama tagajärg, mis on jälle üks näide sellisest valelikust käekirjast, mis on kujunenud mustriks. No üks asi on see, et sa ütlesid ka, et mees peab hakkama tõestama, ega samamoodi võib juhtuda naistega, et siin see on võrdsete võimaluste maailm on siin, et ja ajas tagasi minnes, ma tuletan meelde, Julian Assange, eks ole, Wikileaksi pealik vist 16 aasta vanuse mingisuguse ühe öö suhte kaebuse peale võeti siis vanglasse pandi ju ja istus, ma ei tea, üle 10 aasta istus, loksutati teda ja tal tervis läks täiesti käest ära ja see on nüüd selle Rootsi kättemaksuseaduse alusel. Ehk siis menetlus tuli alustada, leiti inimene, kes ütles 16 aasta eest, meil oli ühe öö suhe ja ma tagantjärgi olen hakanud mõtlema, et ma tegelikult ei olnud nõus. Ja inimese elu hävitati. Oleks ta veel Ameerikasse välja antud, siis ta oleks tänaseks päevaks surnud, sest Ameerika justiitsvanglate süsteem on selline, mis kõlbab alati Jeffrey Epsteinidega tegelemiseks. Et see on kohutavalt halb seadus ja tekitab kohutava valekaebuste laviini, külvab inimeste vahele sellist kättemaksu, nagu pealekaebamise ühiskond. Ja stalinistlikku sellist koputamist ja pealt ka meest ja sul enesekaitse on võimatu ja selle peale, meie usume Eesti õigussüsteemi ja kohtusüsteemi ja Eesti. Väga ei usu, jah. Esiteks ei usu, teiseks, aga protsess ongi ju karistus. Kui sul tuleb kriminaalasi, ma siin vaatan kriminaalasju, suuremad kriminaalasjad kulutavad sul mitusada 000 eurot, et ennast kohtus kaitsta. Mitusada 000 eurot. Väiksemad kriminaalasjad mitukümmend 000 eurot. Et
noh, see ja lõpuks jõuad siis kohtus selleni välja, et noh, ei jäänud süüdi, oligi vale kaebus või noh, ütleme sõna vastu olukord või noh, mida iganes suudad tuua kuskilt tunnistaja, kes ütleb, et aga te paarist lahkusite koos ja ta ütles, et lähme muidugi sinu juurde. Et noh, aga sa oled kaotanud 3 aastat oma elust 10 või 100 000 eurosid, reputatsioonikahjust me ei räägi üldse, eks seda ju kõike ei ole võimalik tagasi enam saada. No ja mida ma omalt poolt võib-olla lisaksin siia teema lõpetusse või ma ei tea kaua selleks aega on see, et vaata, kui keegi ütleb, et oi, näed, kuidas EKRE siin jälle kloppib üles ja mingisugust hirmu ja valetab ja manipuleerib avalikkusega, siis mina ütleksin seda, et oot, rahu. Tartu Ülikooli õigusteaduskond on saatnud Riigikogule oma väga kriitilise arvamuse selle eelnõu suhtes. Esiteks nad ütlevad, nad ei näe, mida selle eelnõuga üleüldse saavutatakse. Ei saavutata mitte midagi eeldusel, et ei taganeta sellest samast põhiseaduslikust printsiibist, et keegi ei pea oma süütust tõendama. Enamasti sellised lähikontaktid leiavad inimeste vahel aset privaatses keskkonnas, 4 silma all. Seal ei ole ei tunnistajaid, seal ei ole kaameraid, mille vaateväljast see toimuks, eks kui meil ei toimu just mingi vägistamist avalikus kohas vägivallaga, no siis on niikuinii selge, eks ole, kuidas seda kvalifitseerida. Nii et mitte mingisuguseid muid tõendeid nagu ei olegi. Ja kui võetakse ka ära see nõue, et peab olema kasutatud vägivalda või abitusseisundis olevat inimest, siis ei olegi mitte midagi enam tõendada. Peale selle, et öeldakse, et aga mina ei andnud oma nõusolekut. Ja tegelikult inimesele mitte midagi enam tõendada ei ole võimalik. Nii et ma ütlen veel kord, Tartu Ülikooli õigusteaduskond puhtalt kriminaalõiguse aluspõhimõtete vaatevinklist on tagunud häirekella öelnud, ärge te seda nüüd küll tehke oma ideoloogilistest ambitsioonidest kantuna, et te tõmbate vee peale õigussüsteemi aluspõhimõtetele. Aga nad ei kuule, nad on ideoloogilised radikaalid ja fanatikud. No nad on ka normaalsuse hävitajad. See on üks osa sellest normaalsuse, inimestevaheliste suhete, ühiskondlike normide, see on kõik hävitamistöö. Ja noh, just kui mulje jäetakse, et nõusoleku seadus, eks ole, et meil ennem ei olnud nõusolekut inimeste vahel. Ikka on. Kõigele on alati see inimestevahelised suhted, kõik, mis ei ole reguleeritud ja ka need asjad, mis on reguleeritud, kõik põhineb nõusolekul. Ja see on väga hea, et sa selle välja tõid, sellepärast, et sealt juba see manipulatsioon algab, et praegunegi vägistamise regulatsioon baseerub loomulikult sellele, et ei tohi kellegi seksuaalsuhetesse astuda ilma tema nõusolekuta. Nii et on valetavad, vaata täpselt nagu oli see võrdõigusliku abielu seadus, eks, abielu võrdsuse seadus, nagu ennem ei oleks olnud abielu võrdsuse seaduseks. Nad mõtlevad välja mingi sildi, mis juba kõik niimoodi pealiskaudselt asjasse suhtuvad, inimesed tõmbab nende poolele, sest no kes tahaks siis abielu võrdsuse vastu olla või kes tahaks siis selle vastu olla, et ainult nõusoleku alusel saab astuda seksuaalsuhetesse, eks. Ma ütlen, nad valetavad igal sammul ja manipuleerivad avalikkusega täiesti häbitundetult. No ma tahaks kuulajatele meelde tuletada ka seda, me siin kõik oleme abielu inimesed ja pikka aega juba abielu inimesed ja meile kõigil on ka päris hea hulgake lapsi. Et aga mõelgem nüüd ka, et see seadus ei käsitle ju ainult mingit ühekordset seksuaalakti või ühekordset mingisugust nõusoleku küsimust. Inimesed on abielus või isegi kui nad ei ole abielus, elavad koos, siis kujutame ette, 10 aastat inimesed elavad koos, siis millegipärast must kass jookseb läbi, minnakse lahku ja siis üks pool süüdistab teist, et aastate kaupa ta kasutas minu vastu seksuaalset vägivalda. Aastate kaupa ma olin sunnitud olema vahekorras vastu enda tahtmist. Ja mine tõesta, et see ei olnud aastate kaupa. Sest ta ei küsinud nõusolekut. Aga kas ma siis peaksin või kas need inimesed, kes koos elavad, iga kord, igal õhtul, kui nad lähevad voodisse, nad ei tea, võib-olla ei tule und ja otsustatakse natukene aega veeta muude meelelahutustega. Iga kord peavad siis fikseerima, ma ei tea, siis mingi žurnaal on öökapi peal, kuhu mõlemad annavad siis oma allkirja või noh, kas te ka need puht praktiliselt aru saate, kuivõrd inimvaenulik, kuivõrd absurdne see kõik on. Aga praktika tähendab siin, nüüd mis see praktika on? Praktika tähendab seda, et mida me näeme Eestis täna prokuratuuri tegemas, täna süvariiki tegemas, kui prokuratuur otsustab sind sihikule võtta ja sinu elu ära hävitada, siis vot siin on seadus, kus saab ükskõik millise inimese elu, ükskõik mis kell hävitamisele ette võtta. See on see praktika. Kõigel lisaks on võimalik leida ka keegi, kes väidab, et 20 aastat tagasi, näed, oli üks pidu seal, ta oli joonud ja mina olin ka joonud, aga vastu minu tahtmist juhtus midagi. Ja menetletakse.
üks võimalus siiski on, mida ma nagu vastu väidaksin, on see, et kui sa elad moraalset elu, viisaka abielu inimese elu, siis sa muidugi ei ole selles positsioonis, kus prokuratuur saaks sinuga teha mida iganes. Et selles mõttes see alati hea retsept kõikide selliste probleemide vältimiseks. Aga valekaebused on alati võimalikud. Sinu enda abikaasa teeb sinu peale valekaebuse siis küll. Aga ma ütlengi, kui sa elad nagu korralikus abielus, siis seda tõenäoliselt. Ei, ma ei mõtle seda, et mina kui korralik inimene, aga tuleb ütleme, Reformierakonna nõunik ütleb, et ma ahistasin teda. See on see situatsioon, kus sa oled täiesti kaitsetu. Et ja prokuratuur teeb suga, mis tahab. Valekaebus saab alati teha. Küsimus on sellest, mis selle regulatsiooni pinnalt hakkab juhtuma. Sellepärast, et selle regulatsiooni problemaatilisus hakkab ilmnema just sellest olukorrast, kus faktide üle, et toimus mingisugune seksuaalne või suguline läbikäimine, ei ole vaidlust. Vaidlus on selle üle, kas see oli siis vaba ja väljendatud tahte alusel või mitte. No jaa, aga kui sulle valekaebus tehakse, siis väidetaksegi, et see ei olnud vaba tahe ja nõusolekut ei antud. Aga sina ikkagi pressisid edasi. Ja nagu ma ütlesin ka oma küsimuses Pakostale, et tänapäeval tehisintellektiga on lihtsalt nipsu lastes võimalik ka nii-öelda süüdistavat materjali tekitada. Mingisuguse telefonikõne või ükskõik missuguse fabritseeritud materjaliga on võimalik seda valekaebust veel toestada. Jah, see probleemide ring on hoopis eraldi ja hakkab meile veel väga suurt peavalu valmistama tulevikus, kuidas AI kaudu saab hakata tõendid vältsima. Ma ei tea, mida sellega üldse peale hakata. Ütleme, Pakost ta tunnistas ju isegi vastustele, me sundisime teda, sina vist sundisid lugema seletuskirja, kus ta oli, küll keerutas ja luges seal ette ja taha muid kohti ette, aga tegelikult luges ka selle lause ette, kus ta ütleski, et jah, süütuse presumptsiooni rakendamine on problemaatiline, nii et nad ise saavad ka sellest aru, aga rammivad edasi ikkagi, sest et me peame aru saama, see on absurdne või see on arusaamatu, see ei ole absurdne, see ei ole arusaamatu, kui sa saad aru, mis on nende eesmärk. Nende eesmärk ongi normaalsuse, headuse, ilu hävitamine, sest nad ongi kurjuse jõud. Eesti 200 ja Reformierakond ongi kurjuse jõud, see ongi see, mida nad tahavad. Sotsid loomulikult, nii või aga tänane valitsus. Nii et siis on kõik arusaadav, kui sa saad aru, mida nad tegelikult taotlevad. Iluduse, headuse, elu hävitamist ja määrimist ja pea peale pööramist, perverteerimist. Mõlemad need punktid, nii see kvääri tegevuskava kui kättemaksuseadus tegelikult on sellest ajendatud. Nii ta on jah, ja võib-olla omalt poolt ütlen veel seda, et vaata, kuidas aastaid on räägitud sellest, kuidas meie oleme konservatiividena sallimatud, kehastame sallimatust ja nemad on ainult üks suur sallivuse kehastus. Aga kui me vaatame reaalsust, siis tegelikult nähtub see, et meil on algusest peale olnud õigus, et see programm, mida nad juurutavad ja ellu viivad, on ise äärmiselt sallimatu. Ja see ei ilmne mitte kusagil selgemalt kui läbi selle küsimuse, et kui meie küsime, et kas meie lapsed saavad endiselt koolis käia ilma, et nendele hakataks peale suruma sellist ideoloogilist indoktrinatsiooni, et nad peavad kiitma heaks kogu selle homoabielude temaatika ja homoseksuaalide õiguse endale lapsi hankida, muuhulgas surrogaatluse teel, siis igasuguse soovahetuse ideoloogia ja kuidas neile hakatakse pähe istutama mingid mõtted, et nad võivad ka oma sugu vahetada. Kas meil säilib lapsevanematele vabadus mitte lubada oma lastele sellist indoktrinatsiooni sisendada, siis nad ütlevad, et ei säili, kullakesed. Et nüüd oleme jõudnud sinna punkti, et jäme ots on meie käes ja meie otsustame, mida teie lastega teha ja kui te liiga palju siin vabandust väljenduse pärast mölisete, siis teilt võetakse teie lapsed ja koos vanemlike õigustega üldse ära. Vaat sinna läheb see asi. Ja sellele tuleb vastu võidelda küünte, hammaste ja kõigega, tähendab selle kõrval mingisugused maksudebatid on irrelevantsed, sest et kõigepealt on paigas see vundament ja kui seda vundamenti ära võtad, siis maksud, see ei oma enam tähtsust, mis sealt pärast tuleb, tähendab, ma olen loomulikult madalate maksude ja kõige energeetikas, meil on ka omad seisukohad ja võitleme samamoodi normaalsusest, aga see kõik on mõõtmatult olulisem ja sellepärast mind vihastabki see, kui öeldakse, et ärge pidage kultuurisõda. Tead, mis ma ütlen, mis minu arvates see on nii tohutult oluline, nagu sinagi osutad, aga kuidas ma seda põhjendan? Mina põhjendan seda sellisel viisil, et kui rebestatakse katki meie ühiskonna väärtuspõhi, see, mis meid rahvana üleüldse kokku seob tervikuks, mis on see toetuspunkt, millele tuginedes me saame öelda, et jah, me oleme mingit pidi siiski üks ja tegutseme ühe asja nimel, siis meil ei ole enam mitte mingit ühtset rahvuskehandit ega ka ühtset riiki.
Ja siis see on kõige kindlam tee selle riigi põhimõtteliselt lagundamiseks seespoolt. See on see väga suur oht, mida mina reaalselt näen ja see on paraku täpselt see programm, mida nad järjepidevalt ellu viivad. Nii on, aga suur tänu sulle, Varro. Varro Vooglaid on meil õiguskomisjoni liige, Riigikogu fraktsiooni liige ja tuurisõja kaevikus jätkuvalt võitleme. Aitäh teile ka. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Meil on nüüd telefoniühendus Rain Epleriga. Rain on meie fraktsiooni liige ja kuidas meil on keskkonnakomisjon, mis tegeleb täna ka energiaga või majandusega suures osas, sest et kõik kliima on meil keskkond ja kliima on energeetika ja kõik on pudru ja kapsad. Meil oli nüüd Riigikogus energiamajanduse arengukava, suur pikk keeruline nimi ja lühend on tal kõik bürokraadid kasutavad NMAK. Ja selle lühendi taga on terve maailm ja teie elektriarve. Ja loomulikult NMAK-iga oli seotud ka tuulikute 2,6 miljardit ja NMAK-iga on seotud maismaa tuuleparkide arendamine ja päikesepaneelide arendamine ja fossiilkütuse ehk siis põlevkivi välja suretamine, see kõik ongi NMAK. Ja kuna see on Raini komisjonis ja kuna Rain on meil energiateemadel nii-öelda erakonna põhi eestkõneleja, siis sina oled teemaga ennast kursi viinud, kõigepealt paari sõnaga räägi NMAK-ist ja siis räägi, mis on meie vastumürk sellele. Ja, paari sõnaga NMAK-ist, et formaaljuriidiliselt ükski arengukava ei juhi elu riigis, aga tegelik elu on selline, et eks ta raamistiku seab ja Eestis tegelikult need arengukavad juhivad elu rohkem kui põhiseadusele vastavalt peaks ja sellele on tähelepanu juhtinud minu mälu järgi nii õiguskantsler kui ka Riigikohus, et tegelikult arengukavade järgi ei tohiks elada, Eestis paraku elatakse, seepärast on tegu väga tähtsa dokumendiga, kui me nüüd räägime konkreetsest sellest värskest NMAK-ist, mida energeetikaminister Sutt teile Riigikogule tutvustas, siis sealt on näha, et nii nagu Euroopas laiemalt, nii ka Eestis ei ole aru saadud sellest, et selleks, et su riik oleks tegus ja õitsev ja teised riigid või suured plokid su arvamust kuulaks, peab sul olema energiat, mis aitab sulle heal tasemel tööstust käimas hoida ja mis omakorda siis tekitab võimekuse ka sõjatööstuse ja sõjalise võimekuse jaoks. Hästi lihtsalt öeldes peab olema palju odavat ja stabiilset elektrit. Just nii, aga meie NMAK-ist paistab välja ikkagi see, et põhimõõdikuks on jätkusuutlikkus ja siis jätkusuutlikkus mitte selle sõna selles tähenduses, et oleks jätkuvalt soodsat kvaliteetset energiat, vaid et oleks jätkusuutlik kõiksugu välja mõeldud rohe- ja kliimaeesmärkide valguses, ja seetõttu on jätkuvalt suur fookus sellele, et juurde teha tuule- ja päikeseparke koos siis kõige selle juurde kuuluvaga. Nii et tegu ei ole Eesti huvidest lähtuva ja hea kvaliteediga energiamajanduse arengukavaga. Aga ise nad kiidavad ju, et me oleme siin, või ma ei tea, kes kiidab, kes kritiseerib, et nii-öelda ambitsiooni on vähemaks võetud ja neid kliimaeesmärke, mis meil siin meretuulikutega räägiti, et neid me ei täidagi. Ma siin kusjuures tahaksin kõigile kuulajatele meelde tuletada, et Isamaa, sotside ja Reformierakonna valitsus ehk siis Kaja Kallase teine valitsus, jah. Esimene oli koos Keskerakonnaga. Kaja Kallase teine valitsus võttis vastu Riigikogus seaduse, mis kehtestas Eestis seaduse tasemel kohustuse toota kogu elekter päikesest ja tuulest põhimõtteliselt. Natuke mingid peod. Jaa, see nii-öelda 100% eesmärk, see on jätkuvalt seaduses. Taastuvenergeetika. Jaa, et eesmärk toota tarbimise mahus taastuvast ehk siis tuulest ja päikesest ehk juhuslikest allikatest 100% tarbimise mahus ülikallist elektrit. See võeti vastu, kui ma õigesti mäletan, Reformierakonna, Keskerakonna ja Isamaa häältega ja tõenäoliselt ka sotsid seda toetasid. Ja kõik peale meie olime ainult vastu. Ja meie olime ainsad, kes olid vastu. See on seaduses muidugi jätkuvalt olemas. Ja see jutt, et just kui rahustatakse, et ambitsiooni on vähendatud, aga kuidas ma ütlen, see ambitsioon tuleks nulli keerata.
Tähendab, ambitsioon ise on vale, noh. Ambitsioon on ise vale, ükskõik kui suur, kas ta on 50, 100 või 60, ei olegi oluline ja tegelikult sellel arutelul ma käisin välja nagu lähtekohad, millest peaks Eesti huvidest lähtuv energiamajanduse arengukava lähtuma ja nendeks on see, et meil oleks baaskoormuse katmiseks ja lisaks siis selle tarbimise kõvera jälgimiseks baasvõimsust ja juhitavat võimsust nii palju ja selline klassikaline energeetika teooria väikese elektrivõrgu kohta, nagu Eesti on, ütleb, et see võiks olla tipu koormus korda 1,2 või 1,3 ehk et sul ongi varuga, siis on hooldused, rikked ja kõik muu ka kaetud. Mis tähendab meie puhul siis ka 2000 megavatt-tundi vist? 2000 megavatti ütleme ja installeeritud võimsust ja ütlesin, et see võiks olla siis tuumaenergeetika pluss põlevkivi ja gaas. Kui me võrdleme seda nüüd tänase ja siis sekundaarsel kohal loomulikult võime me ära mainida selle, et keskkonnahoiu ja minu pärast kliimaeesmärgid, aga need on tõesti nii sekundaarsed, et kõigepealt peavad olema need primaarsed eesmärgid täidetud ja Eesti peab suutma ennast elektriga varustada ka juhul, kui ükski välisühendus ei toimi. Minister ise ütles üllatavalt ausalt välja, et kui täna Eestis välisühendused ära lõigata, siis 1/3 aastast oleks tuba pime. Nii et täna Eesti ei ole väga heas seisus, aga alles veel nii hiljuti nagu 2018 Eesti eksportis elektrienergiat ja ei eksportinud mingisugust ülejääki, mis tekib tuulisel päeval või päikesepaistelisel päeval ja mida sa ekspordid ilma selle eest raha saamata, vaid eksportis omamaisest ressursist tehtud elektrit just nimelt sellel ajal, mis on külm või suure nõudluse aeg mingil muul põhjusel ja me saime selle eest raha. Nii et see oleks juba nagu eesmärgi sõnastuse poole pealt oluline see suund õigesti paika panna, ja kõik muu tuleks selle järel ja siin ütleme ka tuumaenergiast justkui ja lisaks meile räägivad positiivses võtmes ka reformierakondlased, aga tuumaenergiat on mainitud sellise ühe uduse lausega, et see võib lisanduda peale 2035. Juhul, kui on täidetud keskkonnaohutus ja seal veel terve rida nõudeid, mis on, ütleme küll, väga vähene ambitsioonikus ja teiseks kõik need nõuded, kui me maailmas ringi vaatame, on ammu täidetud. Tuumajaamad töötavad, neid ehitatakse juurde ja nii edasi. Mina mõtlen, et huvitav, et nad tuumajaama puhul on nad mures keskkonnanõuete pärast, aga tuulikute puhul keskkonnanõudeid visatakse kõik aknast välja. Et mitte kedagi ei huvita, ei. Võimaldatakse vaadata mööda keskkonnanõuetest, isegi seadusesse tehakse erisusi, et kui tuuliku või päiksepargi tahad panna, siis võid ignoreerida nii-öelda keskkonnanõuded, et siin on tõesti paradoks päris suur ja vastuolu. Meie platvorm on jätkuvalt, Eesti peab olema regiooni kõige odavama elektriga riik ja elektrit tuleb toota nii palju, et me ka ekspordime seda, see ongi sisuliselt meie Nokia ja siis tuleb Eestisse primaarne tööstus ja siis tulevad kõrgepalgalised kõrgetootlikkusega töökohad ja just. Siis tulevad ka korralikud maksulaekumised, et saaks pensionit maksta ja väikekoole pidada või haigekassat üleval pidada. Ja lahendus selleks on, esimene samm on põlevkivitööstus tuleb uuesti normaalselt tööle saada, ehk siis kõik need riiklikud ja regulatiivsed takistused ja koormised, mis teevad põlevkivi elektri kalliks või üldse võimatuks toota, tuleb maha võtta, vilistades Euroopa Liidu poolsetele keeldudele ja käskudele. Ja siis me saamegi 3 senti elekter, siis me saame 3 sendise elektri tagasi, 30 eurot megavatt tagasi, nii nagu oli 1920, siis kui me valitsuses olime. Ja see oli ka teine aspekt, millele ma neljapäeval siis tähelepanu juhtisin, et praegu ikkagi on sees arengukavas selgelt sõnastatud tulevikuvaade põlevkivi energeetikast loobumiseks. See tuleb sealt kindlasti välja võtta ja ma ütlen, et see nii-öelda kombinatsioon põlevkivi ja gaasi vahel, et see on juba, ütleme, arutagem ekspertidega, sest gaasi ei ole meil omamaine. No gaas on mõttetu meie jaoks, gaas on kallis ja selle jaoks tuleb uus tehas ehitada, meil on olemas põlevkivi tehased ja põlevkivi on odavam. Gaasil on lihtsalt, gaasi eelis on puhas põlemine ja teine asi on hästi kiire juhitavus, et selles mõttes mingi hulk gaasijaamu on sul elektrisüsteemis head, aga see suur aga ongi see, et ta ei ole omamaine ressurss. Ja kallis, tüki hind või ühiku hind on kallim, palju kallim. Kogu Euroopas on ta kallim, kui sa võrdled USA või siin
Araabia maadega. Ja kui me nüüd selle põlevkivi, oleme uuesti põlevkivijaamad korralikult täistuuridel käima pannud ja lätlastele, soomlastele ka müüma hakanud, siis selle ajal ja selle raha eest saame ehitada tuumajaama, nii et meil kusagil 10 aasta pärast või ütleme hiljemalt 2040 on korralik, moodne, võimas ja taas eksporti võimaldav tuumajaam, mis hoiab Eestis elektri hinna, ütleme tänase markeri juures jälle seal kusagil mõne sendi juures kilovati pealt ja võimaldab meil eksportida kogu kodumaise ja kogu tuul, kogu päike, kogu see muu jamps tuleb maha kripsuta, sest ärme unusta, et miks elekter kallis on. Elekter on kallis sellepärast, et me kõigepealt toodame teda kallite vahenditega, mis on, ega tuulik ja päikesepaneel ju annavad isegi kallist elektrit ainult tänu sellele, et neid subsideeritakse. Teiseks me peame tohutut raha. Dubleerima süsteemi. Ja just nimelt süsteemi dubleerimise, aga tohutu raha ka võrgu arendamisse, sest võrk ei pea vastu. See jutt, mis me siin rääkisime kevadel, kui Hispaania läks üleni pimedaks, sest põhimõtteliselt pilv tuli päikese tagant välja, tekkis tohutu korraga järsk ületootmine, mis kõrvetas alajaamad läbi. Et see võrk on mõeldud hoopis teise asja jaoks, mis meil praegu on. Ja see ei hakka kunagi odavaks minema, nii et kõik need hinnad, mis meile juurde on laotud, on ju vastuolus selle jutuga, et teeme odavat ja puhast energiat. See kõik on absoluutne vale lihtsalt. Absoluutselt. Ja kui nüüd veel võib-olla lõpetuseks, et nüüd kui mõni kriitik ütleb, aga tuumakütus on ju ka välist päritolu, siis tõepoolest nii on, aga seal on jällegi see nüanss, et see kütuse kogus on hästi väike. Selles mõttes, et sisuliselt mahub kohvrisse. Kuna energiatihedus on nii suur, siis kütuse kogus on väike, mis tähendab seda, et sul on tuumajaama juures 2-3 aastane varu olemas, nii et see kriisikindlus on seal sedapidi väga suur ja tõesti need jaamad on väga hea töökindlusega ja see energiavarustus on stabiilne. Minu unistus on veel see, et me oleme võimelised tegelikult vajadusel ka ise oma tuumakütust kaevandama, kui me selle otsuse tahaksime teha, sellel on muidugi lisahind. Aga põhimõtteliselt on tuumakütuse turg maailmas hästi ära reguleeritud ja ka lolli kindel, selles mõttes meil ei ole mingit probleemi seda osta kuskilt lääneriikidest mõistliku raha eest. Nii, aga Rain, suur tänu sulle, et meiega jagasid neid seda infot meie energiamajandusest. EKRE jätkuvalt seisab selle eest, et meil oleks terve mõistuslik energiapoliitika, mille tagajärjeks oleks väga hea majandus, mis jõuab ja hea elu Eestis. Just nimelt kõikide inimeste taskusse. Ja, aga ma ütlen lõpetuseks omalt poolt, et sellele on üks ja kõige suurem takistus, see on praegune valitsus. Ja see, mida nad nimetavad liberaalseks demokraatiaks koos oma kliimahüsteeriaga. Et seni, kuni me ei saa lahti Reformierakonnast, Eesti 200-st, sotsidest ja tegelikult muidugi lohisevad normikuulekuses sabas ka Isamaa ja Keskerakond. Ilma EKRE jõulise juhtimiseta me nende eesmärkideni ei jõua. Ja rääkides nüüd arengukavadest, arengukavad on sellised asjad, ma olen 3 ministeeriumis töötanud, et see on ametnike lemmiktegevus. Nikerdada kuude kaupa mingisuguseid arengukavasid. Ja kui me nüüd võtame inimtööjõu produktiivsuse, siis see produktiivsus nende arengukavade väljatöötamisel on mitte isegi 0, vaid miinuses. Inimesed on saanud palka. Ja muidugi sellepärast, et aega kulub palju, aga tulu ei tule üldse. Nii et... Tulemust ei ole ja ütleme, et täna räägitakse meile arengukavas nendest asjadest. Aasta hiljem kuuleme me juba, kuidas arengukavas on vaja neid ja neid muudatusi ja see kõik on tühja tuule tallamine. Aga aitäh sulle, Rain Epler oli meil telefonil. Rain rääkis energiamajanduse arengukavast ja jõudu. Aitüma, kuuleme jälle. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Nüüd oleme stuudios kahekesi jätkamas, Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme Ameerika mandrile, lääne hemisfäärile, aga mitte seekord Põhja-Ameerikasse, vaid Lõuna-Ameerikasse, Venezuela. Eesti uudistest jookseb ka läbi, kuidas Trump koondab vägesid Venezuela vastu ja see foon on, et võib-olla kuidagi kavatseb sõjalise jõuga kukutada
sealse narkorežiimi ja Maduro ja temale eelnenud Hugo Chavez olid odioossed kujud, on ilged tüübid. Ja Venezuela on narkoriik, rahapesuriik ja kõik mis veel muud. Aga mõõtkavades muidugi Mehhikost toodetakse rohkem narkootikume ja Mehhikost voolab Ameerikasse rohkem narkootikume ja ka näiteks Kolumbiast toodetakse rohkem narkootikume ja siis küsimus tekib ja siin on terve hulk neid nii-öelda Trumpi pooldajaid ka juba võdistavad õlgasid, et Trump lubas ju mitte alustada sõdasid, mitte sekkuda sõdadesse, et miks ta nüüd Venezuelasse läheb ja vastus on väga lihtne, siin tuleb vaadata, millega Trump üldse tegeleb. Trump tegeleb süvariigi, vaenuliku süvariigi, globalistliku süvariigi, see kurjuse süvariigi mahasurumise ja likvideerimisega. Ja selles valguses või selle tõttu likvideeris ta ära USAID-i, mis oli tohutu rahapesumasin või rahamasin siis erinevate globalistike projektide programmide tegemiseks. Selles valguses võttis ta raha ära WHO-lt, selles valguses on ta teinud Ameerikas näiteks sealse ERR-i ehk avalik-õigusliku meedia rahastamise ära lõpetanud, et need on kõik süvariigi kombitsad. Aga üks koht ja miks ta Pentagonis roogib kohutavalt, on lasknud lahti admirale ja keda kõike veel transsoolisi ja keda nad seal on vallandanud ja kokku võtnud ja laiali saatnud. Aga on üks pesa, mis on olulisemaid süvariigi baase üldse. CIA salaoperatsioonide baas üldse on Venezuela. Ja see kõlab võib-olla arusaamatult, et Venezuela on ideoloogiliselt Ameerika suhtes ülivaenulik riik olnud viimased 25 aastat. Aga tegelikult just nii süvariik toimibki. Et Venezuela režiim on üdini korrumpeerunud, tegeleb, annab nii-öelda, on baasiks narkokartellide peakorteritele, on baasiks rahvusvahelisele rahapesule, aga on ka baasiks CIA erinevatele salaoperatsioonidele ja tegevustele või ma ei ütle CIA, võib-olla neid salaorganisatsioone või julgeolekuasutusi ja mustade operatsioonide keskusi, need ei pruugi olla, me ei pruugi isegi teada nende asutuste nimesid. Ja neil on oma sõltumatu rahastus ja nad rahastavadki ennast ka narkokaubandusest ja rahapesust ja Venezuela on üks neist põhipunktidest ja veel üks põhjus, miks ta Venezuela on sihikule võtnud, on see, et Venezuelas on baas, kust kaudu sekkutakse valimistesse kogu maailmas. Muu hulgas on Venezuela see baas, kust kaudu jooksevad nii-öelda liinid Eesti e-valimistesse sisse. Nii et mina küll pean pöialt, et Trump Venezuelas režiimi vahetuse kutsuks esile ja korraldaks. Venezuela rahvas muide väga ootab seda. Venezuelas on väga jõhkrate meetoditega ju maha surutud demokraatia liikumine. Sest kui seal tehakse režiimi vahetus, siis sellel on otsene tagajärg ka meie e-valimistele. Ja kui mina mäletan oma nooruspõlve, siis Venezuela oli sel ajal siis 60-ndatel, 70-ndatel aastatel üks Ladina-Ameerika kõige edumeelsemaid ja jõukamaid riike. No kuni sajandi vahetuseni. Ja kuni sajandi vahetuseni enam-vähem. Ja seda mitte ainult tänu sellele, et seal on ühed maailma kõige suuremad naftavarud, vaid ka sellepärast, et seal tõepoolest rakendati kõiki demokraatia printsiipe. See tähendab, see oli vaba ühiskond, inimestel oli vaba ettevõtlus, inimesed ei kartnud meelsust väljendada ja loomulikult see tähendab seda, et ühiskonnas on inimestel eneseteostamise võimalus ja eneseteostamise võimalus tähendab seda, et kui sul mis see Venezuela rahvaarv on seal mingi 25 miljonit, midagi taolist, et kui sul 25 miljonit inimest on vaba enese väljendamise ja enese teostamise võimega, see kumuleerub ja viib riiki edasi. Me näeme Eestis, kuidas meil vaba eneseteostusvõimalus, vaba väljendusvõimalus on viimase 3-4 aasta jooksul järjest kindlamates kätes maha surutud. Ja see peegeldub ka selles, et majandus stagneerub ja inimeste ettevõtlikkus ei realiseeru lihtsalt. Ja see hakkas juhtuma siis, kui El Comandante Hugo Chavez järjest võttis võimu enda kätte ja järjest võttis enda kätte ka kogu seda nafta, gaasi ja muud tööstust ja hakkas sealt teenitud raha populistlikult jagama oma toetajatele.
ja maha suruma selle rahaga oma vastaseid. Ja mingil perioodil leidis CIA, kasutame siis koondnimena, sest CIA raames töötab hästi palju erigruppe ja erioperatsioonide gruppe ja igasuguseid muid asju. See on selline hüdra. CIA on selline hüdra, et seda ei ole võimalik üldse ette kujutada. Ma arvan, et ka CIA peakorteris Langley's ei teata päris täpselt, mida mingisugused organisatsiooni harud kusagil maailma riikides täpselt teevad. Et see on täiesti kontrolli alt väljunud hüdra. Ja see sobis neile. Sest et mismoodi töötab CIA, mismoodi töötavad luured üldse korrumpeerunud inimeste ärakasutamise abil. Ja meie Eesti poliitiline eliit ja ametkonnad on totaalselt korrumpeerunud. Kui keegi püüab mulle öelda, et meie eriteenistused ei ole korrumpeerunud, ma hakkan lihtsalt homeeriliselt naerma. Ma toon siin ühe näite, Tom Cruise'il oli mõni aasta tagasi film, mis oli nimega Ameerika unistus või American Dream ja see film rääkis sellest, kuidas 80-ndatel CIA pani käima selle kurikuulsa Columbia narkoparun, mis ta nüüd on, see E-tähega Escobar. Et tema kaudu, pani siis nii-öelda salaoperatsiooni ja vahendas ja ise tõi, CIA nii-öelda allettevõtjad tõid kokaiini Ameerika Ühendriikidesse ja selle rahaga rahastati siis CIA musti operatsioone, millele kongress raha ei andnud. Aga see oli siis väike, hea küll, Ameerika mõõtkavad on kõik meist mõeldamatult suuremad, aga see, mis nüüd toimub, see on nii pöörane, et sellel süvariigil, sellel nii-öelda kontrolli alt väljunud, üdini korrumpeerunud ja üdini küüniline ja inimelu ei maksa neile mitte midagi, sellel süvariigil on seal niisugune baas, et Ameerika Ühendriikide eelarve kaudu nendelt raha äravõtmine ei mõjuta neid. Ja see on vaja purustada, sest et nemad korraldavad värvilisi revolutsioone siin, seal ja kolmandas kohas, kaasa arvatud proovivad praegu kutsuda esile värvilist revolutsiooni Ameerikas. Ei kui me tuleme meie tänase saate eelmiste teemade juurde, siis ka need on asjad, mida ajab see sama korrumpeerunud süvariik oma harudega ja mille eesmärk on ühiskond lõhestada, ühiskond muuta üksteisega vaenujalal olevateks fragmenteerunud rühmitusteks ja seda kaudu üksteise vastu kedagi taktikaliselt välja mängides hoida kogu riiki ja kogu selle riigi poliitilist süsteemi ja selles riigis toimuvat oma kontrolli all. Eesti on see klassikaline mudel selles suhtes. Banaanivabariik. Absoluutselt. Täielik banaanivabariik, nii nagu need Ladina-Ameerikas, nad on seda harjutanud ja õppinud ja teinud ja kes siin on Ameerika uudiseid jälginud, seal on nüüd tõmmatud üles tohutu saak käima tõmmatud, et kaitseminister Hegset on alates septembrikuust andnud korraldusi rünnata Kariibi meres siis narkolaadungiga laevasid. Ja neid on seal pommitatud mitu kuud juba, eks ole. Ja nüüd siis lekitati Pentagoni seest, lekitati mingid videod ja mingisugused kommunikatsiooniklipid, kus üks narkolaev lasti puruks ja laeva ümber hulpisid ellu jäänud narkomuulad või need laeva meeskond ja sinna tehti teine löök veel, et ka need ära tappa. Ja nüüd on siis demokraadid, kõik räägivad, pisarad kisuvad, kuidas ka narkomuul on inimene ja teda ei oleks tohtinud tappa, et me oleks pidanud ellu jäänud minema merelt üles korjama nagu merehädalised ja et see on sõjakuritegu ja inimsusevastane kuritegu ja kõik muu. Tegelik põhjus on selles, et kogu see narko kaubandus ja kogu see narkoraha on üks viis, kuidas see süvariik ennast rahastab väljaspool eelarveprotsessi ja need samad demokraatlikud senaatorid ja see kõik on selles kambas sees ja nad on marus sellest ja ma ütlen veel kord, et terve hulk seda magaliikumiste Make America Great Again Trumpi toetajaid on üliallergilised igasuguste välisinterventsioonide ja sõdade peale Ameerikast kaugemal. Aga see siin ei ole ja selle tõttu on väga skeptilised või ütleme kriitilised, et mis me nüüd sinna Venezuelasse läheme.
see ei ole välispoliitika, see ei ole julgeolekupoliitika, see on sisepoliitika. See on rahvusvahelise korrumpeerunud süvariigi ühe baasi likvideerimine, sest Ukraina on teine baas. Ukrainast on Trump juba rahad välja tõmmanud ja surub peale seda, et seal Ukrainas see asi ära lõpetatakse. Ukraina baas on neil põhimõtteliselt hävitamisel või hävitatud juba. Nagu öeldud, USAID ja kogu see seltskond on teine baas. Rahvusvaheline ravimitööstus oli samuti üks nende selline kohtadest. Aga nüüd on see narkoäri on veel üks nende peamisi suuri viimaseid baase. No põhimõtteliselt me näeme, kuidas Trump võtab maha neid, kes on tema suhtes kriitilised ja neid, kes on selle rahvusvahelise süvariigi erinevate harude ja erinevate tegevustasandite käpikud. See on korruptsiooni kaudu. Kõik need inimesed on korrumpeerunud, see Mogherini on korrumpeerunud, ma ei pane kätt piibli peale, mul ei ole tõendusmaterjali, aga ma ei imesta, kui ühel päeval tulevad välja ka Kaja Kallase korruptiivsed igasugused ärid ja asjad ja loomulikult ka meie valitsuse, meie erakondade korruptiivsed mingisugused teod ja loomulikult ka see rahapesu, mis ka tänasel päeval käib läbi Eesti pankade ja millega meie Finantsinspektsioon ja meie RAAB ja kõik meie muud organisatsioonid, keskkriminaalpolitseid ja kapod, millegi pärast hakkama kuidagi ei saa. Ei näe, ei kuule, ei ole olemas. No, aga samad inimesed on rahapesuvastase võitluse eesrindel, Jürgen Ligi rahandusminister, Mäeker rahapesu vastase juhina. Samad inimesed on ja rahapesu jätkub, aga ma tahtsin seal Mogherini kohta öelda, et Mogherini oli hoiatuslask Euroopa Komisjonile. Nii nagu alguses Ukrainas ameeriklased tegid mõned olulised hoiatuslasud Zelenski seltskonnale, et me võtame teid ette, kui teie korruptsioonid ja teie kuriteod ette, kui te nüüd ei hakka mõistlikuks ja Euroopa Komisjon ei ole hakanud mõistlikuks ja ka Zelenski ei ole hakanud mõistlikuks, mis tähendab seda, et vältimatult tulevad järgmised veel suuremad, veel karmimad korruptsiooni asjad välja. Aga üks teema, mida tuleb kindlasti selle Venezuela teema lõpetuseks öelda, meil kahjuks aeg jäi väga lühikeseks, see on see, et Venezuelast on koordineeritud kõiki e-valimiste pettusi ja sealt kaudu on ka meie e-valimised olnud juba ette paika pandud protsentide alusel läbi viidud. Ja ei ole siis ka midagi imestada, et meil Riigikohus ei võta menetlusse ja meie valimiskomisjon, valimisteenistus ei lase vaatlejaid juurde, näitavad ainult mingisuguseid jupikesi. Ei ole juhus, et meil audiitor tegeleb ka ainult mingisuguste kokkulepitult lubatud asjade avalikustamise ja vaatlemisega. See kõik on süsteemne. Ja seda süsteemi on üles ehitatud ja seda süsteemi juhitakse sealt samast Caracasest, CIA mingisugusest süvariigimast staabist. Nii, aeg sai otsa, täname kõiki kuulamast, kuulake meid ikka järgmine nädal ja ilusat jätkuvat advendi aega. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.